algas Evald Tintneri karikavõistluste 1-32 finaali mängus on vastamisi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja Maardu linnameeskond. Ja kenast karistusvõõrist kasvatab Rakvere Tarva, viib Rakvere Tarva 2-1 juhtima. Jalgpalliklubi Piraja vastu juba 8-0. Ja suure aplausi on loomulikult ära teeninud Juhan Lõõrov Siim. Enda mänguga võib ilmselt täna rahul olla nagu ka meeskonna esitusega, et lõid ise ühe värava ja vähemalt ühe resultatiivse söödu. Jah, ma usun küll, et võib nii öelda, et kuigi siin laupäeval oli raske mäng ja poisid olid üpriski väsinud, siis saime alguses selle nii-öelda äratusvärava kätte ja siis ma usun küll, et nagu mäng läks nagu tõususjoones, et ei saa nagu midagi halba väga öelda. No meistriliiga, premium-liiga ja esiliiga tasemes ikka mõningane vahe on? Jaa, absoluutselt, et siin asi käib ikka natukene kiiremini ja ütleme nii, et võib-olla natuke rohkem on nagu mängus ka, et tahtmist on ka justkui rohkem vaja. Kuidas sa oled ise meeskonnaga kohanenud, kuidas Tarvas vastu on võetud? No ma usun, et praegu on üsna lühikese ajaga võib öelda, et meeskond on nagu väga hästi mind vastu võtnud ja teisi poisse ka, kes siin tulnud on, et ma natukene alguses, kui ma tuli võimalus siia mängima tulla, siis ma natukene uskusin ka, et see nii on ja see ei ole mu nagu ootusi petnud, et meeskonna poolt ja üleüldse kogu selle kogukonna poolt on minu meelest kõik väga suurepärane, mis sest, et seisud on olnud nii, nagu nad on, aga ma usun, et ehk see veel muutub. No elu Premium-liiga tabeli lõpuotsas ei ole kerge, aga
natukene meenutame minevikku ka, sa oled Flora koosseisus ka esiliigas mänginud Tarva vastu. Jaa, olen küll mänginud ja nende mängude kohta, mis veel üks põhjus, mis mind siia võib-olla tõi, et alati oli väga hea võitlus nendes mängudes, et oli kohe näha, et nendes mängudes on sisu ja ma arvan, et need eelmised mängud on ka kõik selle nagu iseloomuga olnud, et võitlus täis. No karikasarjas edenesime järgmisesse ringi. Kuidas hindad meie väljavaateid Premium-liiga hooaja teises pooles, et kas on lootust punktilisale? Jah, ma usun, et see, mis praegu see seis on, et see ei näita seda, mis me tegelikult väärt oleme, et mina isiklikult ja ma usun, et meeskond ka usub, et midagi me lihtsalt siin ei anna ja kindlasti see viimane koht ei ole see, mida me siin nagu teeme iga päev, et aitäh sulle ja edu meeskonnale! Mäng algas Maardu linna meeskonnale päris kenades nootides, 10. minutiks olid 1-0 eduseisus ja mis siis edasi juhtus? No tulime kindlasti tulime ennast proovima, et kuidas tase on meistliga võistkonna vasta. Algus oli väga positiivne, pole isegi üllatunud, et lõime kiire värava, läksime juhtima, aga mis pärast juhtus, raske öelda. Lõpuks lagunesime ära. Eks annab tundega pole lühike pink, et pool hooaega mängitud, üks mees pingil mõnedki vigastusega mängisid, et eks annab lõpuks tunda väsimus tuleb peale ja eks see mäng paraku ka laguneb, aga vähemalt algus oli positiivne. No kuidas Maardu linnameeskond esiliigas senise hooaja käiguga rahule on jäänud? Ma arvan, me võime rahul jääda, sest iseseisvatest klubidest oleme hetkel teisel kohal ja see on kõige tähtsam, et võrrelda just ennast teiste võistkondadega, kes iseseisvalt püüavad hakkama saada, et ma arvan, et võime rahul olla ja kindlasti saatmoodi jätkame ka edasi. Kas Maardu meeskonnal võiks olla ka ambitsiooni, ütleme, tuleviku silmas pidades piiluda Premium-liiga poole? No, ma arvan, et miks mitte, et noor võistkond selles mõttes, et areneme ja ma arvan, et ambitsioon on kindlasti ka tulevikus meistriliigas mängida. Küsin ka seda, et on ju ka linnakonkurent Maardu United, kuidas teil omavahelised jõuvahekorrad on Maardus? Maardus selles mõttes on veel lihtne, et meil on omal duubelvõistkond Maardu linnameeskond 2, kes saab nendega siis, kui me eksi 3. liigas madistada, et kui United kunagi kõrgemal jõuab, siis paistab, et praegust on veel ju vahekord paigas, ütleme niimoodi. No nii, karikahooaeg on läbi ja mis siis muud? Soovime edu teile esiliigas nii-öelda sinilinnu püüdmisel. Jah, aitäh! Koosumine on lõppenud, üllitame Rakvere jalgpalliliidu Jarvast karikavõistluste järgmisse ringi edenemise puhul.